Tervitan teid Jeesuse Kristuse nimel, kelle nimel me siin kõik koos oleme, on ju. Et veel lähemale jõuda, veel lähemale saada Jumalale, veel rohkem üksteist julgustada, veel rohkem kinnitatud saada. Sellepärast, et ajad on ägedad. On. Sellised, me oleme pikka aega on räägitud, eks ju, seda tegelikult. Aga järjest nagu selliseks tulisemaks need ajad lähevad minu meelest. Et Jumal, ma ei ole kunagi oma elus kogenud, et Jumal nii tõsiselt asju võtab. Võtab oma sõna ja võtab meid ja samas on kurjus on täiesti tagajalgadel. Kui ma olen inimestega kokku puutunud, tänagi käisime ühte inimest teenimas, ikka kui ta tuleb, siis ta tuleb niimoodi, et maa tasa teha. Ta enam ei hellita, ta ikka täiega paneb ja me saame vastu ainult siis, kui me hoiame 10 küünega kinni Jumalast ja Jumala sõnast. Sellepärast ma mõtlesingi, et ma tahaks teile lugeda usu tagajärjest kõigepealt alustuseks kohe. Et me nüüd oleme usust õigeks saanud, siis on meil rahu Jumalaga meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. On ju? Peakski. Vabandust, ma ei öelnud. Aga meil on hea, Tiiu teab kõike. Rooma kiri, Rooma 5 ja 1. salmist alates. Nii et meil on rahu Jumalaga meie issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme ka usus saanud ligipääsu sellele armule, milles me nüüd oleme ja kiitleme Jumala aulootusest. Aga mitte üksnes sellest, vaid me kiitleme ka viletsustest. Meil on viletsust palju ümberringi, aga see viletsus ei murra meid. Kuskil siin Paulus ütleb, eks ju, et meid surutakse, aga meid ei murta, meid ei tehta maatasa. Teades, et viletsus saadab kannatlikkuse ja kannatlikkus saadab püsivuse ja püsivus lootuse. Võt niimoodi meid ehitatakse üles järk-järgult. Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südameisse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Amen. Amen. Ja teise veel. Aga et usk on tulnud, ei ole me enam mitte kasvataja all, sest te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses, Jeesuses, see on Galaatia kiri, 3. peatükk, 25 salm. Sest nii paljud, kui teid on Kristusesse ristitud, olete te Kristusega riietatud. On nii, me oleme Kristusesse ristitud kõik siin vist, ma usun. See tähendab, et me oleme Kristusega riietatud. See tähendab, et meil on kõik, mida me vajame. Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses. Aga kui te olete Kristuse omad, siis olete ka Abrahami sugu ja pärijad tõotuse järele. Amen. Me oleme Kristuse kaaspärijad. Halleluja. Tõepoolest, halleluja. Selle peale tasuks kohe südamest tuliselt Jumalat ülistada ja kiita ja tänada. Amen. Tuled? Palvetame ka. Okei, aga isa kallis, me täname sind. Me täname isa kallis sind kõige eest. Me täname su poja Jeesuse Kristuse eest, kelle läbi me oleme need, kes me oleme. Kelle läbi, kelle Golgata risti surma läbi, et ta läks sinna, et ta oli ustav lõpuni ja maksis hinna meie eest. Ja tema läbi on meil julgus, issand, seista sinu ees.
tema läbi, Jeesuse Kristuse läbi on meile kättesaadav kõik see, millest sinu sõna räägib. Issand, me täname ja kiidame sind. Me täname, et me ei ole vaeslapsed, issand, me ei ole pimeduse lapsed, vaid me oleme valguse lapsed. Sellepärast, isa, sina oled meid välja tõmmanud pimeduse käest. Sina oled meid igat ühte nimepidi kutsunud, nimetanud ja enda omaks teinud, nii et me võime hüüda, Abba, issi. Me oleme Jumal, sinu lapsed. Tänu sulle selle eest. Ja issand, me oleme täna siia tulnud sinu nimel, issand, et sind kiita ja sind tänada ja sind ülistada, issand, ja kuulda sinu käest, mida sul on täna rääkida meile. Issand, ja sellepärast, Jumal, me paneme maha täna terve selle päeva, mis on juhtunud, mis on olnud. Issand, me paneme selle maha, me paneme selle kõrvale, issand, et Jumal, oma südamed sinule avada. Et valmistuda sinuga kohtumiseks. Ja issand, kui me oleme eksinud sõnas või mõttes või teos, issand, kõik see, mis on sind kurvastanud, isa, anna meile andeks. Anna meile andeks ja puhasta meid nendest asjadest. Puhasta meid oma poja Jeesuse verega, issand. Jumal, et meis ei leitaks neid asju olevat enam. Tänu ja kiitus sulle, issand. Aga issand, Jumal, me tõesti tahame rõõmuga sind ülistada ja kiita. Jumal, selle tohutu suure armu eest, mille sa meile kinkinud oled. Oma pojas Jeesuses Kristuses. Amen. Igavesti tead sina. Igavesti tead sina, mis tulema peab, mis tulema peab. Sinu käes on kõigi me elud, sinu käes on kõigi me elud, kõik loodu maa peal, kõik loodu maa peal, salajased unistused, vaid sinust täituvad, vaid sinust täituvad. Kallimaks su ligiolust, kallimaks su ligiolust. Eal olla ei saa, eal olla ei saa. Su arm on kui lumi, mis katab me valu, mis katab vaim on kui vesi, mis täidab me janu. Su vaim on kui vesi, mis täidab me janu. Su arm on kui lumi, mis katab me valu. Su vaim
lahutada ei saa. Kõik need tõotused, mis andnud, kõik need tõotused, mis meil andnud, südames jäävad püsima, südames jäävad püsima sinu armastusest. Sinu armastusest meid miski iial lahutada ei saa. Kõik need tõotused, mis andnud, kõik need tõotused, mis meil andnud, südames jäävad püsima, südames jäävad püsima. Su arm on kui lumi, mis katab meie valu. Su vaim on kui vesi, mis täidab meie janu. Su arm on kui lumi, mis katab meie valu. Su arm on kui vesi, mis täidab meie janu. Laustavad, issand, ainult sina. Halleluuja, ei ükski muu Jumal, ei ükski mu töö ega karjäär, issand, ei ükski mu inimene, ei ükski mu raha, issand, ei ükski mu kirg või eesmärk, issand. Halleluuja, ainult sina, issand, ainult sina. Kiitus sulle, issand.
sind vajan Jeesus veel ja veel ja veel. Vajan Jeesus veel ja veel ja veel. Sind vajan Jeesus veel ja veel ja veel. Sind vajan Tere! Võib-olla paletaks veel. Hääletame. Kes on selle poolt, et paletada? Valdav enamus. Nii, isa taevas, täname sind, et meil on see eesõigus olla siin ühes koos sinu sõna juures ja Jumal, palume, ava meile oma sõna, räägi meile oma sõna läbi, kasuta mind, Jumal, palun, et kuulajate südamed võiksid olla head põllumaad, mis kannavad vilja mitmekümnekordselt ja see vili jääb, Jumal, ja sinu nimi saab austatud. Aamen. Aamen. Siis, nagu öeldi, midagi ei ole muutunud, minu nimi on Allan Lilleorg ja tulen Kiviõlist. Kui te ei tea, siis on seal ida pool niimoodi natuke veel ja siis küsivad passi. Aga seal veel passi ei küsita. Ja mul on siis olnud viimane veerand sajandit privileeg olla seal Kiviõlis. Alguses ma olin nagu koguduse vanem, pärast ma sain pastoriks. Siis kõige alguses oli veel, seda aega mina ei tabanud, aga oli veel selline tegelane nagu presbüüter. Et vene keeles kõlab see eriti hästi, et siis presbüütera. Aga ajad on muutunud, aga Jeesus on ikka seesama. Ja vanasti, kui me olime korralik baptistikogudus, siis meil oli selline komme, et kui olid külalised, siis nad tõusid püsti. Ma ei tea, kes keegi on käinud baptistikoguduses. Ma kahtlustan, et mõned on. Aga siis vanasti, ma ei tea, tänapäeval on teised ajad ja kombed, aga siis oli selline komme, et kui olid külalised, nad ütlesid, et toome tervitusi. Ja siis kogudus tegi, nii, kui baptistikogudus käinud inimesed teavad, mis tuleb teha, siis tõsid käes ja siis olid kõik tervitustega. Aga teate, mis on vahe baptistidel ja nelipühilastel? Tõstavad 2 kätt, täpselt. Nii et, aga ma vaatan, te ei tõsta kumbagi, nüüd mul on raske dialemma. Et kuhu ma siis täpselt olen sattunud. Et aga ma saan aru, ma olen Eestis, sest mõni aeg tagasi oli selline eesõigus ka haiglas. Keegi oli võitnud loto, palju raha, 100 000 ja hakkas maja remontima. Aga mõttes loeb kokku, kutsus inimesed väljaspool eurotsooni. Naabrid olid rõõmsad, kaebasid kuhu vaja. Ja tulid siis inimesed organitest, peatasid tegevuse. See mõjus inimesele nii hästi, et ta sai insuldi. Ja sattus haiglasse. Lotovõitja võib ju, eks ole. Ja siis kaotas kõnevõime. Ja üks pastor rääkis mulle, mõtlesin, et lähme palvetame. Ja ta on siis hilises keskeas inimene. No varajane minija siis tähendab. Ja noored, mitte noored ei võiks minna, aga ja ta lamab seal niimoodi haiglas ja me läheme sinna. Abikaasa oli meil ja mul kaasas ja siis see pastor. Ta muidugi ehmatas ära, et me üldse tulime, sest kui keskmine Eesti inimene, kui teate, kui sa oled haiglas, sa vastu ka rääkida ei saa ja siis korraga saabub delegatsioon pastoritest. Mida sina mõtleksid? Sa oled iga kaua kirikus käinud, et sul tekivad vaimulikud assotsiatsioonid, tavaliselt tekivad teised assotsiatsioonid, aga siis me tahtsime siis midagi nagu teha, sest usk ilma tegudeta on surnud, tahaks olla elus. Ja siis küsime, et Jeesus tahad. Ta niimoodi, pilt käib niimoodi, või ei taha, ka niimoodi pilt käib. Tahame, palvetame su pärast. Ma küsin, kas sa kuule mind? Jaa. Aga ei või jaa? Vot ei teagi täpselt. Ja ma sain aru, et see ongi meil nagu eestlaste selline nagu definitsioon, et täpselt ei tea.
et kui ma seda oleks teada, et sa tuled, ma oleks kodu üldse ära läinud, nagu Tõnisson ütles, et nagu tahaks, aga mine sa tea, mis see kõik kaasa toob. Ja siis tegime piirit lugema. Aga nüüd ongi mul küsimus, kuhu ma olen sattunud. Aga sellest ei hullu, ma olen ise ka vabakoguduses, kuigi meil käib pool inimesi, kes räägivad teist keelt. Ja siis vähemalt nagu pooled saavad aru. See pool muidugi vaheldub, et siis vahest üks pool, vahest teine pool, aga alati jääb loota heale tõlgile. Täna peab lootma ainult pühale vaimule. Ja siis Jumala sõna. Et vaadake, kui ma midagi küsin, siis parem vastata. Sest ma olen harjunud käima sellises kohtades, kus inimesed taas on 9 kuud ja mõni laseb muidugi varem jalga, et siis neil on seal palju aega, nii kaua räägid, kuni siis hakkad vastama. Et ma ei tea, mis kell viimane buss läheb, et aga mõni aeg tagasi oli meil koguduses, me oleme eestlased, oleme sellised, me oleme nagu uhked, et me oleme kanged. Kuigi me võiksime olla natuke kangemad veel. Me oleme nagu sellised, no mitte väga kanged, niimoodi nagu poolkanged. Ja võiks ikka olla, no ikka niimoodi, nagu mägedes ollakse, tead, et siis, aga Lätis on palju kangemad. Tütar ütles, õpib piiblikoolis, läti keelt oskab ainult saldeums. Aga siis proovib vene keeles hakkama saada ja kogu aeg on tal mingid ongelmad. Kõik on kanged. Aga siis oli üks jutlustaja meil külas. Ja siis Eesti inimesed sellised istuvad tagumises reas. Ja sest esimeses reas ei tohi istuda. Häda neile, kes istuvad esimeses reast, armastavad teretusi ja, eks ole, ja siis esimesi kohti ja nende palk on juba ammu käes, eks ole. Aga jutlustajana on alati nagu huvitav, et siis kui inimesed on nagu taga, et no teil on siin väike ruum, aga siis kui on nagu veel selline pikk ruum, siis see tunne, et kohe see ruum läheb ümber niimoodi, et sest balansist on väljas. Ja siis ja kui sa oled veel lühinägelik, siis sa üldse ju ei näe, mis toimub, eks ole. Ja siis tahaks ikka näha, et kas on keegi kodus, või lihtsalt tuleb põlevad, aga ja siis ta niimoodi see ameeriklane, aga tema ju, see oli ameeriklane, ma juba rääkis ära, tema ju ei teadnud kohalikke kombed, et meil meeldib olla niimoodi, kui ütled aamen, siis ei ütle, sest käsu peale midagi ütle, muidu ka midagi ütle. Sest vaata, üldse mida vähem räägid, seda parem, sest vaikimine on kuld, noh, kohe niimoodi tundsid, kohe tuli tasku. Ja siis, sa oled käinud Vabaõhumuuseumis? Kes ei ole käinud? Minge kindlasti. Vaata, lähed rehielamusse. Ja siis sa pead nagu astuma mingi üle paku. On niimoodi. Saate aru, mis ma räägin, eks ole? Muidu. Ja siis on kõik niimoodi, lähed sisse, et see ei ole nagu alanduse pärast. See on sellepärast, et soe välja ei läheks. Ja vaata, meil on ka niimoodi, mida vähem räägid, siis seda vähem sooja läheb välja, eks ole. Kõige külmem talm on tulemas, siis tuleb niimoodi kokkuhoidlik olla. Ja küttearved, mõtle millised. Ja siis meil seal tagumises reas istub selline suur 2-meetrine Eesti mees, käed risti niimoodi ja vaatab seda õnnetut ameeriklast, kes siis ütleb, et tee niimoodi. Ei tee. No tee niimoodi, ei tee. No tule siia ettepoole. No mõned lõid põnnava, tulid ettepoole. Aga tema istub seal ja niimoodi ei liiguta. Terve teenistuse. Vaatab seda ja ütlustab, no laula pappi. Aga siis teenistus sai ära. See oli pühapäeva õhtu. Esmaspäeval tema oma kodust tõuseb oma diivanist ja põll läheb teistpidi. Ja 3 nädalat võiski liikumatult istuda. Võid järeldused teha. Aga siis Jumala sõna, 1. kuningate raamat. Kui sul on selline raamat, et kus tuleb kuuldus, kuuld tuleb Jumala sõnast. Te ei ole päris kindlad, et pastor Mart toob ususeemneid kuskilt, et siis me saame neid. Aga siis oli selline lugu, oli kuningas Saul, siis tuli
Taavet, siis Saalomon. Ja siis midagi juhtus. Kes mäletab, mis juhtus? Või ei? Tundub, et asja nagu kohal olnud ei olnud, kes seda täpselt teab, aga siin on kirjas. Ja seal siis enne kui kuningriik, ma loen siit 11. peatükis, 1. kuningate raamat. Kui sul on õige piiblitõlge nagu minul, siis on 371 lehekülg. Aga ja siis enne veel, kui kuningriik jagunes Saalomoni valitsuse ajal, ma loen sulle siit 11.28. Jerobeam oli väga tubli mees. Mõtle, niimoodi on kirjutatud mustvalgelt. On sul ka kirjas? Jerobeam oli väga tubli mees. Halleluuja. Kujutate, kas see piibel ütleb, Jerobeam oli väga tubli mees. Ma ei tea, võib-olla kellelgi on midagi muud kirjutatud, aga minul on niimoodi kirjutatud. Ja see on ju, kujutate, kui sinust ja minust peaks kirjutatama. No tavaliselt kirjutatakse siis, kui on juba mindud, eks ole, ja siis kirjutatakse, et oli hea ja tubli. Aga siin Jumala sõna ütleb, et oli väga tubli mees. Järelikult oli tubli. See Jumala sõna ju ei valeta. Mõned on kahe vahel. Aga Jumala sõna ei valeta. Jerobeam oli väga tubli mees. Ja kui Saalomon nägi, kuidas see noor mees tööd tegi, siis ta pani tema kogu Joosepi soo töökohustuse ülevaatajaks. Ja sel ajal sündis, et Jerobeam läks Jeruusalemmast välja ja prohvet Siilolane Ahja, kellel oli uus kuub seljas. Hugo Boss. Ja juhtus teel temale vastu, ainult nemad kahekesi oli väljal. Ja Ahja haaras kinni sellest uuest kuuest, mis tal seljas oli, kiskus selle 12 tükiks. Prohvet olla on väga kulukas. Sellest loost näed. Ning ütles Jerobeamile, võta enesele 10 tükki, sest nõnda ütleb issand Iisraeli Jumal, vaata, ma kisun kuningriigi Saalomoni käest ja annan 10 suguharu sinule. Aga üks suguharu jääb temale, mu sulase Taaveti pärast ja Jeruusalemma linna pärast, mille ma olen valinud kõigile Iisraeli suguharude seast. Sellepärast, et nad jätsid mind maha ja kummardasid siidonlaste jumalanat Astartet, Moabide jumalat Keemost ja ammonlaste jumalat Milkomi, ega käinud minu teedel, et teha, mis õige on minu silmis, minu määruste ja seadmiste järgi nõnda, nagu tema isa Taavet. Mina ei võta tema käest siiski mitte tervet kuningriiki, vaid lasen teda olla vürstiks kogu oma elu ja oma sulase Taaveti pärast, kelle ma valisin, kes pidasid mu isa käske ja määrusi. Aga tema poja käest ma võtan kuningriigi ja annan selle sinule, need 10 suguharu. Tema pojale ma annan 1 suguharu, ja et mu sulasel Taavetil võiks alatiselt olla lamp mu palge ees Jeruusalemmas linnas, mille ma enesel olen valinud, et panna sinna oma nimi. Aga sind ma võtan, et sa valitseksid kõige selle üle, mida su hing imustab, sina saad Iisraeli kuningaks. Ja kui sa võtad kuulda kõike, mis ma sind käsin, ja käid minu teedel ning teed, mis mu silmis õige on, pidades mu määrusi ja käske, nõnda nagu mu sulane Taavet tegi, siis ma olen sinuga ja ehitan sulle püsiva koja, nõnda nagu ma ehitasin Taavetile ja annan Iisraeli sinule. Punkt. Vägev sõna. Aamen. Mõtle, ta ei teinud ju mitte midagi. Ta oli lihtsalt tubli mees. Manager. Korraldas asju. Ja siis ühel päeval lihtsalt on õigel ajal õiges kohas. Prohvet tõmbab oma 6 tükkideks ja ütleb 10 sulle, 2 jäävad neile. Aga Saalomon oli oma võimu tipul. See oli ju impeerium. Ja ta ütleb, ja kui sa teed nii, nagu ma ütlen, see jääb alatiseks sulle. Ja selle prohveteeringu pärast on tal pahandused, sest Jumala sõna alati kutsub esile reaktsiooni. Ja ta peab põgenema riigis, sest Saalomonile ei meeldinud see prohveteering. Ja lugu läheb edasi, Saalomon sureb, tuleb
tuleb tema poeg, Rehabeam, kes siis peab nõu, inimesed tulevad ja küsivad, et kas makse saaks vähendada. Ja öeldakse, et ja siis on erinevad nõuandjad, nooremad ja vanemad. Vanemad ütlevad, et alanda makse, siis nad on igavesti sinu. Nooremad ütlevad, ei, makse tuleb tõsta. Tundub, et meil on nagu õpitud sellest. Ja siis juhtub tagajärjeks juhtub see, et juhtubki see, mis prohvet ütles. Kuningriik jaguneb 2. 10 jääb ära, 2 jääb. Ja siis tuleb Jerobeam tagasi ja ta saabki kuningaks. Ja ma loen siit 12. esimene kuningate raamatu 12. peatükist, 26. salmist. Ja Jerobeam mõtles oma südames, nüüd läheb kuningriik tagasi Taaveti soole. Kui see rahvas läheb ohverdama tappaohvreid issanda kojas Jeruusalemmas, siis pöördub selle rahva süda nende issanda Juuda kuninga Rehabeami poole. Ja nad tapavad minu ning pöörduvad Juuda kuninga Rehabeami poole. Siin on niimoodi kirjas. Aga mida Jumal ütles talle? Ta ütles, tubli mees. Ja kui sa kuuled võtad kuulda kõike, mis ma käsin ja käid minu teedel ning teed, mis minu silmis on õige, pidades mu määrus ja käske nõnda, nagu mu sõlane Taavet tegi, siis ma olen sinuga ja ehitan sulle püsiva koja, nõnda, nagu ma ehitasin Taavetile ja annan Iisraeli sinule. Aga siin ta mõtleb oma südames, nüüd kui rahvas, probleem oli selles, et Jeruusalemm jäi ju Saalomoni pojale, aga Jeruusalemmas oli tempel, kus käidi Jumalat teenimas. Aga nüüd, ta mõtles, kui nüüd rahvas, aga temal ei olnud templit. Ja nüüd, kui nad käivad seal, siis nende süda pöördub ja see oli inimlik hirm. Ja teate, usu vastand on mis? Hirm. Aga ilma usuta on võimatu olla Jumalale meelepärane, sest kes usub, et ta on, ja kes tuleb tema juurde, peab uskuma, et ta on ja annab palga, on palgapäev. Vahest siin elus meil ei ole palgapäeva, tundub, et kuidagi meid on unustatud. Aga Jumala juures on palgapäev, sest asi ongi selle nimel ju käib. Miks me siis usume? Sest me usume, et ta annab meile palga. Või miks te käite? Miks te käite kolmapäeva õhtuti siin? Aitäh, Tiiu. Vähemalt tõehääl niimoodi, et aga ühes koguduses ma küsin, kes on Jeesus? Ja kogudus vaatas niimoodi, kas tema on ka siin? Ja tead, aga siin Jerobeam mõtleb, tapavad ära. Aga ta oli tubli mees ju. Saad aru, kuidas siis korraga see tubli mees enam ei olegi nii tubli mees? Midagi on juhtunud. Ja tead, mis sa siis teeb? Ja kuningas pidas nõu. Valmistas 2 kuldvasikat. Meil on riigis ka nõupidamine väga moes. Kui midagi muud ei aita, teeme komisjoni. Ja siis on igasugused Paides suvel mingid suured mõttetalgud ja midagi talgutavad kogu aeg. Ja kuningas pidas nõu. Valmistas siis 2 kuldvasikat ja ütles rahvale, saagu teile küllalt Jeruusalemma minekust, vaata Iisrael, siin on sinu jumalad, kes tõid sind ära Egiptuse maalt. Teile tekitab see puiget, aga kujutate, see on ju reaalsus. Nad olid tulnud välja Egiptusest 100 aastaid enne seda, ilma nende vasikateta. Ja nüüd tema teeb need vasikad ja ütleb, siin nad ongi. Lubage esitleda, siin nad on. Ja ta pani ühe Peeterise teise Taani. Sellest aga tuli patt, et rahvas läks neist ühe juurde kuni Taanini. Ja Jerobeam ehitas ohvriküngastele kodasid ja seadis preestriks igasugu rahvas, kes ei olnud leviidid. Ja seadis 8. kuu 15. päeval samasuguse püha, nagu oli Juudamaal, ja läks ise üles altarile, nõnda ta tegi Peetelis, et ohverdada vasikale, mida ta oli teinud, ja ta seadis Peetelisse preestrid ohvriküngaste tarvis, mis ta oli teinud.
Ja ta sai väga selgelt aru, et ilma usuta, ilma religioonita ei saa mitte kuidagi. On tarvis. Ja me oleme vahest, meil Eestis, me oleme nagu nii uhked, et me oleme nagu kõige sekulaarsem maa, kõige ilmalikum maa ja see kuidagi tundub nagu see ongi meie Nokia või siuke bränd niimoodi. Me oleme nagu uhked, aga vaata, mis ümberringi maailmas toimub. Kõik räägivad usust. Sellisest usust, nagu nemad usuvad. Aga meil ei ole usku, tähendab, ainsad, nagu kes ei ole sellest aru saanud, tundub, et on siin, kes elavad Maarjamaal. Meil ei ole see nagu üldse teemaks. See ei ole üldse oluline. Aga see on üks olulisemaid asju. Keda me kummardame ja kuidas me kummardame. Ja ta teeb siis oma teenistused. Ta mõtleb välja oma religiooni. No siuke scientoloogia kirik teed, eks ole. Ja ütleb, et need pasikad on siin, nüüd hakkame kummardama. Kõik on sisuliselt, mida kommunistid tegid, eks ole. Võtsid üle õigeusu kiriku traditsiooni koos ikoonidega ja ristikäikudega ja kõige sellega. Ta teeb sama asja. Aga võib tunduda, et aga kus Jumal on? Ja siis Jumal arvab sellest. Ja ta tõuseb altarile Peetelis 8. kuu 15. päeval selles kuus, mis ta oli ise määranud ja seadnud pühaks Iisraeli lastele ja tõusis altarile suitsutama. Ja vaata, issanda käsul tuli üks Jumala mees Juudast Peetelist, siis kui Jerobeam seisis altari juures, et suitsutada. Ja see oli nagu selline jultumuse tipp, sest kuningad ja preestrid oli 2 erinevat asja. Täna me oleme kuninglik sugu püha preesterkond. Kristuses me oleme saanud nii kuningaks kui preestriks. Aga tol ajal olid need 2 erinevat asja. Ja mäletad, mis maksis Saulile kuningriigi? Oli see, et ta ohverdas. Ta ei tohtinud seda teha, sest tal ei olnud volitusi seda teha. Tema oli kuningas. Aga ta tuli sellesse sfääri, mis ei kuulnud talle. Ja siin ta teeb ise, mõtleb välja ise teenistuse, ise nagu Henry 8, võiks öelda, eks ole. Tegi oma kiriku, anglikani kiriku, selleks, et saada õiguse abieluda nii palju kordi, kui tahab. Ajalugu. Ja ta tuleb siis ohverdama, aga Jumalal on alati sõna. Jumal räägib. Oleksite võinud aamen öelda, kui te usute. Võib-olla nagu olete Nietzsche't lugenud, et Jumal on surnud ja siis raske öelda aamen selle peale, et ta räägib midagi. Aga Nietzsche eksis selles osas kindlasti. Sest ta räägib. Jumal on elav Jumal. Ta on üles tõusnud. Miks te otsite elavat surnute juurest? Ja Jumal saadab oma sulase. Jumal on alati öelda, ma usun, et Jumal on öelda ka meie maale. Ja ma usun, et Jumal on tõstmas üles ühe prohvetite põlvkonna, sest meil on olnud selliseid prohveteid, kes on rääkinud Jumala sõna selle kohta, mida Jumal on arvanud selle olukorra kohta, mis praegu parasjagu on. Ja Jumal saadab oma sulase. Ja ta hüüdis issanda käsul, 13.2 siis, altari poole üteldes, altar, nõnda ütleb issand, vaata, Taaveti soole sünnib poeg, Joos ja nimi, ja tema tapab su peal ohvriküngaste preestrid, kes suitsutavad su peal ja su peal põletatakse inimlõid. See oli selline altari nagu siis rüvetamine. Ja see kuulutab prohvetlikku sõna. Ja ta andis sel päeval tunnustähe, öeldes, see on tunnustäheks, et issand on kõnelnud, vaata, altar lõhkeb ja tuhk, mis selle peal on, pillutakse laiali. Kui kuningas kuulis Jumala mehe sõnu, mis ta hüüdis Peetri altari poole, sirutas Jerobeam altari juurest oma käe välja ja hüüdis, võtke ta kinni. Aga käsi, mille ta sirutas tema poole, kuivetus ja ta ei suutnud seda tagasi tõmmata. See on nagu selline action film. Vaata, mis kõik toimub. On sul veidi kujutusvõime, kujuta ette niimoodi. Sa oled Jumala teenistusel ja korraga läheb lahti. Mingi tüüp hüppab sisse, hakkab midagi rääkima, eks ole. Tuhk lendab, altar läheb pooleks, kuningas ütleb, võtke ta kinni, käsi kuivetub. Olen näinud kuivetunud käega inimesi. Tänagi meie hulgas on selliseid inimesi. No ma ei räägi praegu siin, aga ma olen näinud.
tihti erinevatel põhjustel. Ja käsi, mille ta sirutas tema poole kuivetuse, ta ei suutnud seda tagasi tõmmata ja altar lõhkes ja tuhk pillutati altari, nagu oli tunnustäht, mille Jumala mees oli andnud issanda käsul. Siis kuningas hakkas kõnelema ja ütles Jumala mehele, leevenda ometi issanda oma Jumala palet. Oma Jumala palet. Ta sai aru, et see ei ole enam tema Jumala. Midagi oli juhtunud, aga ta oli ju tubli mees olnud. Saad aru, ta ei olnud ju lihtsalt keegi kuskil. Tubli mees. Mis oli siis juhtunud? Ja palveta minu eest, et ma saaksin käe tagasi. Käe tagasi. See oli koht, kui öelda, et Jumal, ma saaks meelt parandada. Halasta mu peale, aga saaks ometi käe tagasi. Nii, vaata, inimene, kellel on korraga kõik asjad nagu sassis. Ta on väga aktiivne. Hullud ja lollid pidid olema aktiivsed, eks ole. Aga ta on nagu hästi aktiivne. Ta ehitab ja teeb ja nüüd tuleb Jumala sõna, et saaks käe ometi tagasi. Mis sa tahad, et ma teeks sulle? Mõni aeg tagasi oli meil üks Jumala mees külas ja me andsime talle süüa. Viisime ühte kohta, kus niimoodi antakse selliseid peeni Eesti toite. Niimoodi praevad silkusid ja siis nimetavad seda hästi peenelt niimoodi ja küsivad siis nagu rohkem raha, aga üldiselt on maitsed. Ja viisime ta sinna sööma ja ta niimoodi sööb ja korraga ta pilk kivistub ja ütleb, küsi, mis sa tahad, Jumal annab selle sulle. Ehmatasin, kui härra mõtlesin, mida ma tahan. Ja see oli nagu täitsa aine mõtlemiseks. Aga siin ta ütleb, saaks käe tagasi. Aga Jeesus ütleb, et parem, kui sa lähed ilma käe, silma, jalata Jumala riiki. Mis kasu sellest on, kui meil on kõik olemas, aga igavikku ei ole. Me ei ole aru saanud tegelikest väärtustest. Me mõtleme, et see muidugi Jumal tahab, et me oleks terved. See on tema tahe. Tema on Jehova meie arst. Tema verbete läbi ma olen saanud terved. Aga see ei ole peaasi. Peaasi on midagi muud. Peaasi on meie hingega lugu oleks hea. Et meil oleks elu. See elu, mida Jeesus tuli tooma, see meil oleks. Ja isegi kui meil ei ole... Tead, aastaid tagasi ma mäletan, kui veel linnahallis olid sellised üritused nimega gospelkontserdid. Keegi kunagi juhtus selle. Ja seal ühel aastal oli üks Vietnami sõja veteran, kes oli kokku liimitud. Ja tal ei olnud vist enamus jäsemeid. Või oli mina ainuke, kes seda nägin. Vahest on asjad, mida mina näen ainuke, see teised ei näe. Ja ta jutlustas seal. Ja tal oli enamus asju puudu. Aga peaasi oli. Ja ta oli võitja. Ta oli võitja. Ja tead, ja siin kuningas ütleb, saaks ometi käe tagasi. Ja Jumala mees leevendas issanda palge ja kuningas sai oma käe tagasi ja see oli nagu ennegi. Jumal on hea, laseb päikest paista halbade ja heade peale, aga tead, ja 10 pidaritõvis said terveks. Üks tuli ainult tagasi. Jumal ei tee vahet isikute vahel. Jumal on rikas, El Shaddai, rohkem kui külaldan. Tal ei ole probleemi anda tervenemist. Aga palju enam ta tahaks midagi muud anda meile. Ja teate, ja siin on võimalus tegelikult sellel mehel, kuningas Jerobeamil. Et pöörduks tema saatus ja terve riigi saatus. Aga ta mõtleb ainult oma käe peale. Ja siis ja kuningas ütles Jumala mehele, tule koos minuga koju, võta keha kinnitust ja ma annan sulle ühe kingituse. Kingituse. Kes meist ei tahaks kingitusi? Mõnel pool ma olen küsinud, kes ei tahaks kingitusi, siis on mõned inimesed vahest olnud. Neil on nagu negatiivseid kogemusi. Tead, kingitustega vahest võib juhtuda tõesti niimoodi. Nendel jõulutel me siis otsustasime kogudes, me teeme niimoodi, et igaüks toob sellise kingituse, mida tahaks ise saada. Ja siis paneme kuus alla ja siis võtame. Ja siis, aga tead, kogudes on ju igasuguseid inimesi. Aamen.
tundsin ennast ära, eks ole, ja siis veel raudtee taga on seal hooldekodu ja seal 2 tädi käivad sealt vahest teenistusel. Ja nad olid ka kuulnud, tulid ka oma kingitusega. Ja pärast teenistust üks selline 7-aastane nutab, kui oli oma kingituse lahti teinud. Siis krokodili pisarad, mis sul viga on? Jõulud, et peaks nagu rõõmus olema. Tema nutab lahinal. Ja tal oli kingitud siis need sokid, mis ei libise. Tead, sellised nagadega sokid, et hea on käia, üldse ei libise. Ma ütlen, ära nuta, tead, mul olid samasugused kingitud. Meie 2 oli bingo saanud, eks ole. Aga ja võib-olla tead, ma annan sulle kingituse, eks ole. Ja jumalamees ka kartis, et sokid libisemise vastased. Aga jumalamees vastas kuningale, kui sa annaksid mulle ka poole oma kojast, ei tuleks ma sinuga kaasa, siin paigas ei söö ma leiba ega joo vett. Sest nõnda on mind käskinud issand sõnaga, kes ütleb ära, söö leiba ja ära joo vett ja ära mine tagasi seda sama teed, mida sa tulid. Hüüumärk. Ja nüüd mõtle, mis siis juhtus. See oli minu meelest täiuslik Jumala teenistus. Oli Jumala sõna, kes tahaks, et kui me tuleme kokku, et Jumala sõna oleks. No me võime vanu raamatut ka lugeda, eks ole. Ja kui midagi muud ei ole, siis aitab seegi, eks ole. Aga tahaks ikkagi nagu sõna, sest Jumal on ju, Jeesus ütles, tema on elu leib. Mõned kahtlevad selles. See on nagu Rootsi need näkileivad, et palju krõbiseb, aga Jeesus on elu leib. Ja Jumala sõna on leib ja kui me oleme kokku, siis meil peaks olema elavat leiba. Sest Jeesus ütles, mina olen roog, mis on taevast alla tulnud. Teisi esisad said kõrbes, meie omasid ei olnud seal. Või oli? Tõenäoliselt need, kelle omad olid, on juba läinud siis sinna tagasi. Aga sõna oli, siis oli tunnustäht. Ime oli. Sõna kinnitati imede ja tunnustähtega. Ja kui loed evangeeliumid lõpevad, siis need, kes uskusid, neid järgisid imed ja tunnustähed. Ma küll tahaks, et oleks imed ja tunnustähed. Te vaatad niimoodi kahtlustavalt. Me oleme ikka sõnauskujad. Mis sööme ikka kaeralbe putru, mis siin tead mingeid Vahemere-äärset toite ei pole vaja, tead siin. Puhas värk kõik. Ja siis tervenemised olid. Kuningas sai oma käe tagasi. Liikus jälle niimoodi, kuigi oleks võinud mõistuse saada tagasi, aga ta ei tahtnud, talle meeldis nii. Ja mõtle, see on nagu, minu meelest nagu täiuslik pilt koguduses, teenistus. Mina küll tahaks, et meil koguduses oleks niimoodi. Oleks sõna ja oleks kõike seda niimoodi. Aga millist teie kirikut tahaksite? Tiiuga on selge, aga ülejäänud. Tiiu, me hakkamegi ühes koguduses siis käima. Ma tean veel paari inimest, kes tuleks. Aga ülejäänud, kuhu teie lähete? Aga te lihtsalt ei kuluta seda sooja lase välja, sest muidu küttearvet. Aga täiuslik pilt minu meelest Jumala teenistusest. Kahjuks iga kord ei ole niimoodi. Vahest uks on nii kinni, et ei saa lahti teada, eks ole. Aga ja tal oli huvitav sõna antud, et sa ei tohi siis süüa ega juua seal. Ja Jumala Uus Testament ka ütleb, et ärge sellistega ühes isegi sööge mitte. Ja ta läheb teist teed mööda. Ja ta läks teist teed ega läinud tagasi seda teed, mida tuli Peetelist, oli tulnud, 10. salm, 11. Aga Peetelis elas keegi vana prohvet. See juba kõlab niimoodi ähvardavalt. Aga Peetelis elas keegi vana prohvet. Tema pojad tulid ja jutustasid temale kõigist tegudest, mis Jumalameest sel päeval Peetelis oli teinud. Huvitav prohvet. Olete te prohveteid näinud? Tiia on juba elus kõike näinud. Aga teised, olete näinud prohveteid? Kõik mõtlevad, valeprohvetid oleme näinud, aga igasugused.
huvitav prohvet, et pojad tulevad ja räägivad talle, mis sünnib. Ja sõnades, mis ta oli kuningale öelnud ja kui nad olid jutustanud oma isale, siis küsis nende isa neilt, missugust teed ta läks. Väga huvitav prohvet. Väga huvitav prohvet. Ta nagu nüriks on läinud. Nagu teravus on kaotsi läinud. Midagi ei saa aru, mis toimub. Ja tundub, et ta oli nagu rahul sellega, mida kuningas oli ka korraldanud. Ja kui ma loen siit mõni leht edasi, siis seal on lugu, kuidas selle sama kuninga naine läheb prohveti juurde, aga prohvet on juba vanaks jäänud. See on juba teine prohvet. Ja prohvet, enne kui naine tuleb uksest sisse, ütleb, kuninga naine, tule sisse, miks sa ennast moondasid? Prohvet juba teadis. Kui ma loen, siis Eel ja Eliisa, Süüria kuningas oli täiesti suures hädas. Siis ta mõtles, et kuskil on reeturid. Sest mida nad plaanisid, seda kõike juba juudid teadsid. Kus nad teadsid? Ja ta otsustas teha suur puhastus, aga siis tema omad ütlevad, meil ei ole reeturid, ainult neil on prohvet seal Iisraelis, kes kõike teab. Prohvet. Ja ma usun, et Jumal tahab prohveti ametit nagu taastada koguduses, tõelise prohveti ameti. Aga siin on üks vana prohvet. Tal on tiitel, vana prohvet. Nüri, kulunud prohvet. Ja ta isegi ei tea, millist teed mööda läheb. No, see on ju elementaarne tunnetus. Või? Nagu, aga siin veel avase uks, siis mine tea, kuhu võib jõuda, eks ole. Aga ma nagu imestan. Sest kui Jumala sõna ütleb, et vanas eas on nad veel haljad ja lokkavad, tüsedad, nagu palmid, eks ole, kes on istutavad Jehova kotta, kannavad vilja. Kui see lugu Kaana pulmast räägib, et see hea vein on veel lõpuni hoitud. Ja tead, mina ei usu, et vanaduses peab olema nagu dementne. Noored inimesed vaatavad, see ei või nii olla. Aga see võib niimoodi olla. Tead, siin on Janno ja Veiko ja võib-olla veel mõned inimesed. Aastaid tagasi oli siin meie keskel Harri Eller. Ja ta oli kuni viimase hetkeni, võiks öelda, ta oli ergas ja terav. Ja see oli 86, kui need eluaastad said otsa. Ja see oli 10 ja kui mitte 100 noored inimesed, kes olid tema matustel. Palju kordi poole nooremad, rohkem kui poole nooremad. Ja tal oli midagi kõnetada nende ellu. Ja ma nägin, et Jumala sõna teostus tema elus. Ja teate, ma ei usu, et vanaduses me peaks olema kuidagi nürid. Mina küll ei tahaks. Tead, parem mitte. Venemaal on selline nali, et 2 arsti on haigla vastuvõtus ja omavahel arutavad, et uus patsient tuleb, et kas hakkame ravima või las elab. Ja tead, ma tahaks kuidagi elus olla. Tahaks elus olla. Aga teie? Me oleme Eestis, siin on veel hullem. Ma ei hakka sulle rääkima lugusid Eesti meditsiinist, aga tead, mul oli sõber külas, kes oli 35 päeva juba paastunud. Ja talle süda läks rütmist välja. Ta oli täitsa niimoodi, ma otsin nüüd. Ja sõidan kiirabisse Rakveres. Aga neil on remont käsil. Ja siis ta on niimoodi, me ootame 2 tundi. Ja et usk ei jää hiljaks. Aga noh, see on see. Aga tead, see vana prohvet. Ja tead, millist teed nad läksid? Ja poisid jutustasid neile. Siis ta ütles poegadele, saduldage mulle eesel. Nad saduldasid temale eesli ja ta istus selle selga. Läks Jumala meile järgi ning leidis tolle istumast tamme all.
kui ma vaatan vahest kogudust endal ja vahest saan kuskil mujal käia ja mul on nagu sellised spetsiaalsed prillid, ma olen need ette ja siis ma näen, kes koguduses istuvad tamme all, aga kes liiguvad. Te ei usu, aga see on tõsi. See on kõik näha. Ja ta mõtle, milline pühapäev oli olnud. Sihuke vägev teenistus. Nii lahe. Ja ta istub ja aga tegelikult peaks jooksma. Peaks jooksma. Kunagi oli üks selline film, te ju kino ei vaata. Või mõni vaatab. 1, 2. Teised on valetajad. Ei no, see oli see kino, oli et Forrest Gumpist. Ja seal oli üks siuke poiss, kes ei olnud kõige niimoodi kõrgema IQ-ga. See ei ole mitte see auto, eks ole, Toyota IQ. Aga siis tal oli nagu, mõningaid vajakajäämisi. Aga ema ütles talle, et run, Forrest, run. Ja siis ta jooksis kogu aeg. Ja lõpuks ta jooksiski igale poole niimoodi õigel ajal õigesse kohta. Lõpetas baptisti kirikus, laulis koos mustadega kooris, eks ole. Ja hea koht oli, eks ole. Aga tema jooksis. Run, Forrest, run. Aga siin Jumala mees istub. Ja ma olen näinud inimesi, kes on nii hästi alustanud, olnud aktiivsed. Ja siis on tulnud, ma ei tea, mis on tulnud. Võib-olla vene keeles öeldakse reaalnost, argipäev, liising, haigus. Mis iganes, sa võid sinna panna, see on nagu täida lünk, töövihik, eks ole. Aga nad on jäänud istuma ja nad ei liigu enam mitte kuhugi. Nad ongi seal sellises olukorras, et tammeke annab varju ja elavad eilses päevas. Nii tore oli. Rohi oli roheline, taevas oli sinine, Jumal liikus. Sellist ärkamist enam ei tule. Vot vanasti, kui olevistes, vot siis oli, enam ei saa otsas. Meil vahest räägivad inimesed niimoodi. Ja siin ta istub, aga häda, kes istub, sest Jumala sõna ütleb, et Jeesus ütles, viimased sõnad oma jüngritele Jeesus oli, minge, tehke. Need oli tegu, liikumine, mitte seismine. Me võime oodata ja oodata, aga teade, sellel ootusel lihtsalt on üks oht. On üks oht. Et võib tulla see, keda me päriselt ei oodanud. Ja võib tulla hoopis meeleheide. Ja nüüd tuleb see vana Jumala mees. Vana prohvet. Ja tal kohe hakkab tööle uuesti prohveti and. Ja küsis tollelt, kas sina oled Jumala mees, kes tuli Juudamaalt? Kui midagi puud ei aita, küsi. Eile lähen kirikust välja õhtul. Mingi auto tuli, ma ootasin külalisi. Mõtlesin, kallid külalised tulid. Aga seal oli hoopis üks Rakvere teatri näitleja, sellise hirmunud näoga küsib, kus Kivilis jaamahoone on? Mõtlesin, te jäite 20 aastat hiljaks ja labutate 20 aastat tagasi ära. Siis ta ehmatas veel rohkem ja ütles, mul tütar jäi magama ja tuli välja Kivilis, ütles jaamahoone juures. Nagu Rakveres selline jaamahoone. Mõtlesin, Jõhvi. Aga siis pärast tuli välja, et tütar ikkagi oli Kivilis kuskil seal, aga ta mõtles jaamoona all seda perrooni, et tänapäeval noored ei olegi muud näinud, on ainult seda perrooni näinud ja mõtlevad, see ongi jaamoona. Aga tegelikult on jaamooned ka kuskil olemas. Aga kas sina oled see prohvet? Kas sina oled see Jumala mees, kes tuli Jumalalt? Tavas, olen. Mina. Ja siis ta ütles temale, tule koos minuga koju ja võta leiba. Aga ta vastas, ma ei või sinuga tagasi minna ega sinuga kaasa tulla, samuti ei söö ma leiba ega joo vett siin paigas koos sinuga. Sest mulle on öeldud issanda sõna läbi, sa ei tohi seal leiba süüa ega vett juua, sa ei tohi tulla tagasi seda sama teed, mida sa läksid. Väga hea. Jätka samas vaimus. Ja teate, vahest inimesed on saanud sõna Jumala käest. Sa oled terve.
meil oli, suvel oli üks evangelist, Dmitri Makarenko oli külas. Ja see oli, no selline, me tegime sellise evangeelise koosoleku kirikus, ta palvetas haigete pärast, seal oli 10 haigeid. Ja siis, ja inimesed tihti nagu mõtlevad, et siis minu soovil, havi käsul, nüüd on kõik korras. Vahest ongi, aga vahest on see protsess. Ja sa nagu pead seda rääkima, ususõna, seisma selle peal. Aga see tavaliselt ei ole nagu nii, see on nagu töö, see on nagu, vahest võib-olla see kestab aastaid. Meil oli eile andis kogudus üks naisterahvas tunnistus, kes paar aastat tagasi jäi haigeks ja arsti ütles, et sellist patsienti meile veel ei ole. No, ütles, et ühesõnaga, et ei ole veel sellist patsienti olnud, no elama sa kindlasti ei jää. Aga ta haaras Jumala sõnast kinni, ta oli kõik need, mis saab olla vähegi. Ja täna ta on elus, 3 last. Kavatsegi surra. Aga ta on seisnud selle peale, sõna peal, ta ütles, see oli nii raske, kui su pärast palvetati ja sul oli tunne, et nüüd peaks kohe juhtuma, aga ei juhtunud. Ja siis, aga sa haarad Jumala sõnast ja ütles, ja need tabletid võeti ära ja need tabletid võeti ära. Ja täna on veel midagi jäänud, aga ta seisab sõna peal. Ta on elus. Ja teate, kui kaua me peame siis uskuma? Kui kaua me peaksime uskuma? Jüngrid küsisid Jeesuse käest, kaua peaks andeks andma? Mitu korda. Aga see on teine küsimus, sama küsimus, aga teistmoodi. No see usuasi ikka vist ei toimi. Ja kui sa ütled, et toimi, siis ei toimi. Nii lihtne see ongi. Sulle saagu sinu usku mööda. Aga Jumala sõna ütleb, et ükski, kes on lootud tema peale, ei ole jäänud iialgi häbisse. Aga mida me kardame? Häbisse jääda, lolliks jääda, narriks jääda. Mõtle, mis meist öeldakse. See ustlik näed. Vaata, aga kes pärast naerab, kes viimasena naerab paremini. See, kes teisel auku kaevab, selle käes on labidas, eks ole. Aga tead, ja ta tunnistab hästi siin. Ütleb, ma ei tule sinuga, ei joo midagi, Jumal ütles mulle, mul on oma nägemust, nii lähen. Aga vaata, mis siis juhtub. Aga tema ütles talle, ka mina olen prohvet nagu, kuidas teil on kirjas? Nagu sina. Ja tead, ja see on see aeg, kus me elame. Ma näen, et see ongi see aeg, kus me elame, sest paljud ütlevad, aga me oleme ka usklikud. Me usume ka Jeesust. Me käime ka kirikus. Jõulute ajal. Korra 5 aastakus. Me oleme ka usklikud. Ja meil on Riigikogus usklikke ja kus need usklikud kõik olid siis, kui kooselu seaduse hääletamine oli? Enamus neist, kes niimoodi palvus hommikusöökidel käivad seal laua ümber ja teevad nägusid ja me oleme usklikud ja olid siis kadunud või teinud häält või tegid hoopis vastupidi häält. Me oleme ka nagu teie. Tõesti või? Jumala sõna ütleb, Jeesus räägib, et mitte igaüks, kes ütleb, issand, ei saa taevariiki. Sellest on vähe, kui sa ütled, aga ma olen ka nagu sina. Ei ole nii nagu sina. Teil on siin mingi valitute klubi? Jaa. Sest mida tähendab kogudus? Eklesia. Välja kutsutud. Kes kutsus välja? Tema. Meil on vahest kogudes probleem, teil ei ole probleem, teil on ju toredad inimesed, aga meil on seal niimoodi siis paar ukrainlast ja mõned eestlased ja mõned venelased on sinna sattunud ja siis on alati niimoodi, tõsine Eesti naine ütleb, minule ka tõlkima ei pea, jukspiitadega peaaegu, et oleks kukkunud kaela. Armastusest mürretav koosolek oli. Aga
tänu Jumala, teil ei ole neid probleeme. Ärge laske ka tulla sellised siis. Aga me ei ole mitte kõik sellised. Ei ole. Välja kutsuda. Ja tead aru, me ei vali koguduses oma pinginaabreid. Mõnes kooliski lasta valida. Ja me ei saa ju valida, me ei saa valida, mis rahvusesse näiteks mina sündisin. Ma ei oleks üldse tahtnud eestlane olla. Ma tean, mis rahvuses ma oleks tahtnud olla, aga tõenäoliselt ma siis enam elus ei oleks olnud, kui ma oleks sellest rahvusest olnud. Aga tead, aga mida me saame kõik valida? On see, kas me oleme enne Jumala rahvas ja siis eestlased, venelased, ukrainlased, tadžikid, tšuksid, eskimood. See on meie valik. Mis on meile tähtsam, kas me oleme osa sellest, kuhu me sündisime või see, kuhu me ülelt sündisime? Jeesuse juurde tuldi ja öeldi, et vaata, siin on su vennad ja õed, ema. Ütles, et ei, et need, kes teevad isa tahtmist, need on minu vennad ja õed. Kõlav julmalt, aga Jumal räägib sellest. Mis on meie loomus, mis on meie identiteet? Ja ta ütleb, ma olen samasugune nagu sina, aga millegipärast Uus Testament räägib, et palju eksitajad on läinud maailma. Ja ta ütleb, et ärge uskuge igal pool, kui öeldakse Kristus, Kristus, see ei ole niimoodi. Ja ta me ei tunne mitte kedagi enam liha poolest, vaid vaimust. Kui Jumala vaim tõesti on meie sees. Aga kellel ei ole Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Ja ongi kõik. Ja vahest meil on niimoodi selline kontroll, me teame sugupuud, nagu Geneliidus. Võtame selle raamatu lahti ja siis niimoodi läheme tagasi ja kõik on korras, siis on korras. Aga küsimus on, kas vaim on sees või ei ole? No mis siis, et tunne on tunne? Mis siis, et isa oli õige ja keegi ema oli õige. Aga see tähtis on, et tema vaim oleks meie sees. Ja hea puud tunnete tema viljast. Aga teate, parem tunda vaimust. Sest viljast võib olla juba hilja. Jumala sõna ütleb, et ärge hakake ühes ikkes vedama uskmatutega. Mis ühist on Kristusel ja Beliaril. Pidin nüüd nii nukraks teid tegema. Aga mina olen prohvet nagu sinagi ja ingel kõneles mulle issanda sõna läbi öeldes, viida enesega oma koju, et ta saaks süüa leiba ja vett juua. Nii, vahest me ootaks kohe sellist sõna. Mu poeg oleb palju vaeva näinud, puhka nüüd veidi. Võib-olla tütar ka sobiks sinna. Aga tead, Paulus ütleb Timoteusele, et hoia kinni sellest, mis sa oled saanud. Mis sa oled saanud. Ja teate, ja ta räägib, ma usun, et on inglid ja meil kirikuski nad vahest käivad. Mina ei ole näinud, aga teised on näinud. Ma usun neid, ma ei näe, et nad peaksid põhjust, miks nad peaksid valetama. Jumala sõna ütleb, et on inglid olemas ja see kuidagi ei ole nagu mingi inglite alavääristamise koht, sest ta ütleb pärast, et ta valetas talle. Aga teade, Paulus kirjutab galaatlastele 1. peatükk ja 8. salm. Aga kui ka meie ise või engel taevast kuulutaks mingit evangeeliumi selle asemel, mida me oleme teile kuulutanud, see olgu neetud. See olgu neetud. Jumal on ju armastus. Paulus, sõid valeid seini või? Neetud. Mõtle, kui karmilt ta ütleb seda, ei ole teist evangeeliumit. Ja on ainult üks evangeelium. Ja ta ütleb 1. Korintuse kirjas, sõna ristist on narrus neile, kes hukkuvad, aga meile, kes pääsetakse, on see Jumala vägi. Ja see ei ole üldse selline meeldiv ja mahe ja kuidagi selline armas kaisuloomakene. Jeesus ütles, kes tahab minu järgi käia, võtke oma rist ja järgnegu mulle. Rist ongi endast loobumine.
See on oma mina salgamine. Ja teate, ja täna meil, võib-olla ma elan seal provintsis ja siis seal on niimoodi kogu aeg, kui tuul on tehase poolt, siis tulevad igasugused mõtteid, tead. Teil on lihtsam, teil nagu Soome laev toob uue laine ainult randa ja meri on, meri jääb, nii olema peab, aga me oleme nagu kaotanud midagi väga olulist ära. Kes tahab olla teiste üle, olgu teiste teenija. Kes ise ennast ülendab, seda alandatakse. Aga vaata, mis täna kõige populaarsem meil on. Kuidas olla juht? Kuidas olla suur juht? Edukas juht? Aga Jeesus ju ei rääkinud juhtimisest. Herodes oli väga edukas. Ta oskas laveerida roomlaste ja juutide ja veel ise ennast mitte unustada ja tead, mis siis, et see hind oli pool suguvõsa ja kõik niimoodi, aga väga edukas. Ja Jeesus ei käinud tema juures järeleaitamistunde võtma. Ja ma näen hoopis, et kurat viis Jeesuse templi harjale, ütles, kui sa kummardad mind, sa kõik siin oma. Väga easy, väga lihtne. Üks nõks ja kõik on siin oma. Ei mingit risti, ei mingit higipisaraid. Mõtle, kui palju me saaksime teha ja kui edukad me oleksime. Aga mis oli siis see edukuse hind? Üks Johannes ainult risti juures. Ja mingi hulk naisi, kes ei läinud arvesse. Sest tol ajal nad ei läinud arvesse. See oleme nüüd meil. Ja või 100 aastat ja 8 inimest. No, tõsi küll, terve loomaid ka peale kauba. Aga ei olnud nagu väga, sponsorid tema taha kindlasti ei tuleks. See on selge. Aga ja teada, ei ole teist evangeeliumit, sest Paulus ütleb, kui keegi kuulutab mingit teist evangeeliumit. Aga ei ole teist evangeeliumit, on ainult üks evangeelium. Et Jeesus suri meie pärast ja tõusis üles. Ja me peame ka endale surema. Aga siin tuleb selline mõnus, mina olen samasugune prohvet. Tule ja söö leiba, sest ingel kuulutas mulle. Lähme kergemalt. Aga Jumal oli ütelnud edasi. Ja ta läks Jumala, ja siis läks Jumala mees koos temaga tagasi. Ja ta sõi ta kojas leiba ja ei vett. Aga kui nad lauas istusid, tuli issanda sõna prohvetile, kes ta oli ta tagasi toonud. Ja ta hüüdis Jumala mehele, kes oli tulnud Juudast öeldes, nõnda ütleb issand, sellepärast, et sa oled vastu pannud issanda suule. Ega ole pidanud käsku, mis issand su Jumal sulle andis, vaid oled tagasi tulnud ja söönud leiba ja joonud vett paigas, mille kohta ma sulle ütlesin, ära söö leiba ja ära joo vett, muidu ei saa su laipsu vanemate hauda. Nüüd ärkas kohe prohvetli and. Ja pärast seda, kui ta oli söönud ja leiba ja pärast seda, kui ta oli joonud, saduldati temale eesel, prohveti oma, kes oli ta tagasi toonud ja kui ta läks, siis juhtus temale teele peale vastu lõvi. Ja edasi juba te teate. Ja see surmas tema. Ja ta laip oli paisatud teele ja eesel seisis selle kõrval ja lõvi seisis laiba kõrval. Selline lugu. Selline lõpp sellel lool. Ja sa võib-olla mõtled, meil on siin ju kõik hästi. Lõvisid meil ei ole. Väga hea. Tegelikult see on üldiselt väga hea, et meil lõvisid metsas ei ole. Aga vaimselt Peetrus kirjutab esimeses kirjas 5. peatükis 6. salmis, alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Isegi kui väga tahaks puhata ja isegi kui väga, sa mõtled, millal see ometi kõik lõpeb? Millal see kõik ometi lõpeb? Tead, inimestel on nii palju erinevaid katsumusi, raskusi, koormaid. Abielus, tervisega, töö juures, vahest koguduses. Igasugused võitlust on meil.
Aga see ongi osa meie elust. Ja kui me anname selle tema kätte, ta ütleb, alanduge tema, Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal. Õigel ajal. Olge kained, valvake. Teie süüdistaja kurat käib ringi nagu möörgav lõvi, otsides keda neelata. Ja tead, vaimumaailmas meil on kõigile kuulutatud välja jaht. Mäletan, vanasti oli raudteejaamades sellised stendid ja seal olid sellised mingid udused pildid, ihra sõskivaid militsia. Ja see olid niisugused näod, kes olid kõik ühte nägu tegelikult, aga kõiki neid otsiti. Aga vaimumaailmas meid kõiki otsitakse. Meie peale käib jaht. Sest Jumala sõna ütleb, teid süüdistav kurat käib ringi nagu möörga lõvi, otsides keda neelata. Tema vastu seiske kindlas usust, teades, et neid samu kannatusi on pandud kogema kogu kristlaskond maailmas. Kõik, kes tahavad jumalakartlikult elada, kiusatakse taga. Ja see on osa sellest surves, mis on selles maailmas. Lõvi on lõvi. Aga tõsi on, et tead, see, kes on meis, on suurem kui see, kes on maailmas. Ja tead, ja küsimus, aga kui tulevad need vanad prohvetid, samasugused nagu meie, justkui. Kuidas me siis saame teada, kes on kes? Sest see kohe ju ei näe ju. Aga Jeesus ütles, Johannese evangeeliumi 10. peatükis, 16 salm, minu omad kuulevad minu häält. Tähendab, me peame õppima kuulama tema häält ja seisma kindlalt selle peale, mida tema räägib. Mitte selle peale, mida meile pakutakse, sest nii lihtne on teha seda, mida kõik teevad. Teeme seda, urraa, teeme ära kogu aeg. Koguduse maailmas, kogu aeg me teeme midagi ära. Aga mida Jumal räägib? Aga ta tahab ju rääkida. Minu omad kuulevad minu häält. Ja võõrale nad ei järgne. Me peame õppima käima vaimus. Käige vaimus ja ei täida siis lihaimusid. Ja see on võimalik. See lugu ei oleks pidanud niimoodi lõppema. Aga need lood Vanas Testamendis on kirjutatud meile ja me õpiksime nendest. See ei ole lihtsalt selline lugu, et ei saagi aru, mis lugu see oli. Aga see lugu juhtub iga päev. Iga päev sinu ja minu elus. Ma tead, kui palju inimesi, ma olen olnud üle 30 aasta nüüd usus. Ja kui palju inimesi ma olen näinud tulemas Jumala riiki ja kadumas. Kes on jäänud istuma, kellel on tulnud samasugused usklikud nagu meie. Üks väike naps ja teeme seal pulli ja siin nalja ja lõpuks neid inimesi ei olegi. Tihti elavatena ei ole. Tead, ma olen näinud kogudusi, mis on tekkinud ja säranud nagu tähed ja ma olen mõtelnud, meil ei ole üldse mingi kogudus ja mina ei ole üldse mingi pastor, ega sa üldse mitte milleski aru. Ja läheb mööda 5-10 aastat ja mitte midagi ei ole. Mitte midagi. Kõik on hajunud. Aga see ei peaks niimoodi olema, sest kõik, mis on Jumalas, kasvab. Aga saad aru, kui me oleme väljaspool teda, siis me oleme väljaspool teda. Ja tead, me oleme siin olümpiakirikus. Regatt on lõppenud, aga kirik on jäänud, eks ole. Ja tead, ja seal oli see kiiremini, kõrgemale, kaugemale, aga seal oli veel üks selline viis, et tähtis pole mitte võit, vaid kõik teavad seda. Ja me vahest mõtleme, et koguduses kehtib ka see samamoodi, aga isegi mitte olümpiakirikus ei kehti see. Sest tähtis ei ole mitte osavõtt, vaid võit. Võit. Sest Jeesus ütleb, et see, kes võidab, aga mina ei ole kunagi midagi võitnud. No ja siis. Sest mitte selles, see ei sõltu sellest, kes meie oleme. Sest Jumala sõna ütleb, et ärgu vaene öelgu, et ma olen vaene, ärgu rikas öelgu, et ma olen rikas, ärgu nõrk öelgu, et ma olen nõrk.
jah, eks ole. See ei sõltu sellest, mis meil on. Mitte meie vaesusest, rikkusest, jõust või jõuetusest. Vaid see sõltub temast. Temast sõltub see. Ja teate, loen sulle veel mõned kirjakohad, et sa saaksid üledoosi. Ja 12 peatükk, Hebrea kiri, esimesed 2 salmi. Sellepärast ka meie, mina ja sina, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pangem maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. Jookskem püsivusega. Mitte niimoodi aeg-ajalt sellised nagu see. Me ei ole sprindis, vaid me oleme maratonis. Meie elul on üks mõte, kui meie mõte oleks ainult see, et me saaks taevasse, siis sellel hetkel, kui sa palvetad, Jeesus, tule mu ellu, sa peaksid surema. Jätta tõsiseks. Aga see on tõsi, sest kui see oleks ainult mõte, aga keegi peab tegema selle töö. Minge ja tehke, kuulutage. Ja tähendab, seal on üks teine mõte, me oleme ühel distantsil, meil on üks töö, meil on midagi usaldatud, meil on talendid, et me kaupleks, saavutaks kasu. Ja ta ütleb, vaadakem Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. Nüüd ta istub. Ta tahab teha meid koos endaga võitjateks. 1. Korintuse kiri, 9. peatükk. Ja 24. salmist. Eks te tea, kes võidu jooksevad, need jooksevad küll kõik, kuigi auhinna saab ainult üks. Ainult üks. Jookske nõnda, et teie selle saate. Ent iga võistleja on kasin kõiges, nemad küll selleks, et saada närtsivat pärga, aga meie, et saada närtsimatut. Sellepärast ma jooksan, aga mitte kui pimesi, ma võitlen, aga mitte kui tuult pekstes, vaid ma löön oma ihu ja teen ta oma orjaks, et muile jutlustades ma ise ei muutuks väärituks. 2. Timoteuse kiri ja 2. peatükk. Ja 5. salm. Ja kui keegi võistleb, ei saa ta ometi võidupärga, kui ta ei võistle korra kohaselt. Jumal ütles, ära söö, joo seal paigas ja mine teist teed. See oli Jumala sõna. Sellele inimesele. Ja Jumal on meile midagi rääkinud, aga siis on tulnud võib-olla olukorrad, asjaolud, midagi on muutunud. Aga Jumal ei ole muutunud. Tema sõna ei ole muutunud. Ja teate, Ilmutuse raamatus ta ütleb 3. peatükis, 11. salmist alates, ma tulen varsti. Jeesus on tulemas taas. Meeldib see meile või mitte, aga ta on tulemas. Pea kinni, mis sul on, et ükski sinu pärga ei võtaks. Tähendab, käib jaht pärja peale. Tahetakse ära võtta mitte ainult sinu pärg, vaid ka sinu elu ja su teenistus ja kõik. Sest varas on tulnud varastama, tapma ja röövima. Aga Jeesus on tulnud, et meil oleks elu ja seda ülirohkesti. Ja mitte ainult hea algus, vaid ka hea lõpp on tähtis. Kogu distants on tähtis. Ja see on võimalik, see on võimalik Jumala abiga. Mitte jääda poolele teele. Kes võidab, selle ma teen sambaks oma Jumala templis. Ja enam iialgi ei lähe ta sealt välja. Ja ma kirjutan tema peale oma Jumala nime ja oma Jumala linna, uue Jeruusalemma nime, mis tuleb maha taevast minu Jumala juurest ning oma uue nime. Kel kõrv on, see kuulgu, mida vaim ütleb kogudusele. Aamen.
see oli, mis mu südames oli. Head teil kella ei ole, ma ei teagi, mis see kell on, aga tähtis on mitte osavõtt, vaid võit. Et me kõik jõuaks pärale ja teeks, mida Jumal on ütelnud ja ei laseks ennast rajalt kõrvale tõmmata. Olge väga õnnistatud. Ja kui keegi tunneb, et ta on kuidagi lõiganud, siis me võime täna palvetada üheskoos, et me saaks raja peale tagasi. Sest see, kes võistleb, peab võistlema määruste kohaselt. Tema määruste kohaselt. Olge väga õnnistatud. Aamen. Aitäh, Allan, selle hea sõna eest. See on hästi oluline praegu, et me ei jätaks järgi, et me mäletaks, me tuletaks endale meelde, mida Jumal on öelnud. Ja kui ei tule, siis palume Püha Vaimu, et tuleta meelde, et me võiks püsima jääda, et me jõuaks lõpuni oma jooksudes. Nii et Isa, me täname selle sõna eest. Me täname selle eest, et sa kinnitad meid taas ja taas. Ja et sa sead meid taas ja taas jälle raja peale käima, et sina paned meie jalad tagasi raja peale, kui me oleme eksinud, Issand. Jumal, me täname selle armastuse, selle hoolimise eest, mis sul on meie suhtes. Et sa oled öelnud, et sa ei jäta meid. Et sa tõesti ei pane meid üksinda jooksma ja üksinda rabelema, vaid sa oled meiega koos. Sa kannad hoolt, sa ei julgustad, tuletad meelde. Issand, me täname sind sinu ustavuse eest. Ja Issand, me palume tõesti, et meie kõrvad oleks sinu poolt võitud. Nii nagu su sõna ütleb, kel kõrvad on, see kuulgu. Issand, me palume endale kuuljaid kõrvu, mis kuulevad, kui sina räägid. Ja Issand, me palume südant, mis on pehme ja võtab vastu selle, mis sa räägid. Jeesuse Kristuse nimel, Issand, tänu sulle. Tänu sulle.
palun, et kui meid on seesama lõukoer kuidagi purenud ja või mingid olukorrad, issand, või on see valu, või on see vaimne surve, issand, või on see väsimus, või on need kiusatused, issand, või on see lihtsalt teemonik vale, issand, siis halleluuja, issand, sest sina oled seesama ja me lihtsalt Jeesuse nimel purustame selle segaja, mis tuleb Jumala vahele ja mis ütleb, et ma söön su ära ja ma tapan su Jeesuse nimel. Ei ole nii. Issand, me lihtsalt tuleme tagasi selle esimese armastuse osaduse juurde Jeesuse nimel ja purunegu need ahelad, issand, ja anna andeks, issand. Oled ainult sina, ei ole kedagi teist, ei olegi kedagi teist. Issand, aga ei tahagi kedagi teist. Issand, tule ja uuenda, issand. Pese selle iisopiga, issand. Jeesuse nimel. Halleluja, issand. Sulle läheda. Sinuga koos on olla mu soov. Sulle läheda, Jeesus. Sulle läheda. Sinuga koos on olla mu soov. Sulle läheda. Sulle läheda. Tänu, Jeesus. Aga rahu Jumal, varustagu teid kõige heaga, tegema tema tahtmist ja saatku teie sees korda seda, mis on temale meelt mööda, Jeesuse Kristuse läbi, kellele olgu austus ajastute ajastuni. Aamen. Olge väga õnnistatud ja kuni järgmise korrani.